Tere hommikust, päevast või õhtust, olenevalt siis mis kell sa seda videot vaatad. See siin on live salvestus, aga kui sa seda hiljem vaatad. Aga selles videos üldiselt tuleb siis juttu, kuidas siis seljatada magusa isu. Ja kes nüüd eile 7. saadet vaatas, siis ütleme niimoodi, et seal oli nagu ehe muster näide sellest, kuidas siis nii-öelda kaotada võitlus oma isudele. See nüüd ei olnud konkreetselt magusa isu, millele seal 2 osalejat võitluse kaotasid, aga see oli täpselt samasugune isu nagu magusa isu. Ja selles videos ma siis räägingi teile, kuidas siis seljatada peamiselt magusa isu, aga tegelikult see jutt, mis ma rääkima hakkan, kehtib ka tegelikult. Ma ütleks, et pea igasuguste isude ja vajaduste või ütleme, mitte isegi vajaduste, vaid soovide järgi, sest vajadused on tegelikult tähtsad asjad, aga soovid, neid me tegelikult võime eirata teatud piirini. Ja võib ka öelda niimoodi, et magusa söömise soov, teisisõnu magusa isu kohta. Ja ma alustaksin kõige tähtsamast. Esiteks, palun, võtke endale teadmiseks, et sellist asja nagu magusa isu tegelikult ainuüksi füüsiliselt pole olemas. See kõik on sinu peas, aga see, mis toimub sinu peas, teeb selle tegelikult reaalseks ka, aga lihtsalt nagu ma tahaks öelda seda, et mitte ühegi inimese organism mitte mingil tasandil ei vaja tegelikult saiakesi, kringlit, või siis limonaadi või šokolaadi või mis iganes asja. Tegelikult sellist asja pole olemas. Sul on mingi vajadus ja kohe me räägime nendest asjadest natukene lähemalt. Inimese kehal on tegelikult, kui me räägime toiduga seonduvalt, kõigest sellest, mis siis nii-öelda annab meile energiat, sealhulgas ka tegelikult vesi, on 3 erinevat vajadust. Esimene vajadus, mis on tegelikult kõige tähtsam, on siis mis? Nälg. Ja näljaga on, võib-olla paneks isegi järgmise asja, aga ütleme niimoodi, et nälg, kuna ma juba alustasin sellega. Nälg on nüüd siis esimene asi sellepärast, et sealt saame meie kaloreid, sealt saame meie vitamiine, mineraale, makrotoitaineid, mis hoiavad meid elus. Nii lihtne ja nii tõsine see tegelikult ongi. Teine asi on siis janu. Nüüd, see on ka elutähtis ja siinkohal ma ütleksin teile kohe ära sellise asja, et janu saab kustutada sisuliselt ainult ühtemoodi ja selleks on vesi. Selleks võib olla ka mingisugune muu jook, senikaua kuni seal on sees vett. Piim, keefir või ma ei kujuta ette, mis iganes nii-öelda mitte veejook, vett sisaldav jook, see ei ole. Sellega ei saa janu kustutada. Selles mõttes, et see võib anda sellise efekti, kuna sa jood seda korraks, aga pikas perspektiivis meie rakud vajavad ikkagi vett. Ja nüüd kolmas asi on siis isu. Ja nagu ma ütlesin, see on sinu peas, aga kuna see sinu peas eksisteerib, siis see tegelikult teeb asja ka reaalseks. Ja alguses ütlesin, nüüd ma vaatan, et päris palju inimesi on liitunud siia vaatama, siis ma ütlen teile veel kord ühe korra üle, et selles videos me keskendume isule. Tegelikult näljale ja janule tegelikult justkui nagu ma ei kujuta ette, kas see vajab mingit eraldi videot, sellepärast et need on elutähtsad asjad, mida tegelikult ei tohiks mitte ükski inimene kannatada. Me võime teha seda nii-öelda distsipliini eesmärgil terve inimene, nagu me siin 5. või 3. ma mäletan, kas see oli 5. või 3. saade, 4. minu arust mitte. Ei, tegelikult vist oli 4. saade. Seal me tegime 1 päeva nii-öelda paastumist selle eesmärgiga, et näidata, mis on ülesöömise teisel poolel, aga muidu niisama lihtsalt hakata nälgima, seda kindlasti ei tohi teha. Ja veest eemale hoida, see on täpselt sama hull kui nälgimine, kui mitte hullem isegi tegelikult. Sest nälgimisega peab inimene natukene kauem vastu, kui vee mitte joomisega. Vot. Ja selles videos siis, ütlen veel kord, keskendume siis magusa isule või siis üleüldse isudele. Ja enne kui ma sellest rääkima hakkan, siis kes eilset saadet ei näinud, siis see uuring, millest ma teile kohe räägin, on põhimõtteliselt väga nii-öelda miniversioon sellest, mis siis eile toimus saates.
tehti siis selline uuring, kus oli 2 tuba ja võeti sinna 2 gruppi inimesi. Ma ei tea palju seal, ma ei mäleta palju seal täpselt grupis inimesi oli seal 15, 20 või 25, väga vahet pole, võib-olla oli 500, vahet pole, igal juhul nad pandi 2 erinevasse tuppa. Ja nüüd toad selles suhtes olid samasugused ja seal olid ka 2 kaussi. Üks kauss oli siis täis igasuguseid maiustusi ja igasugust nii-öelda head ja paremat ja teine oli siis täis mitte kõige maitsvamaid ja meelepärasemaid köögivilju, mingid redised ja sellised asjad. No võib-olla kellelegi maitseb palju õnne, aga no oleme ausad, maiustused ikka maitsvamad. Ja siis mõlemas toas oli 2 kaussi ja ühe grupi inimestele öeldi, magusa kaussi näete, sööge nii palju kui tahate. Päriselt ka, sööge nii palju kui tahate. Ärge tundke ennast süüdi, lihtsalt andke minna. Ja teisele grupile öeldi, magusa kaussi näete, seda ei puutu. Kui te tahate, sööge juurikaid ka. Ja nad olid seal toas, kui ma õigesti mäletan, pool tundi ja siis, kui nad sealt toast välja kutsuti, siis öeldi, näete, siin on teile üks ülesanne, ülilihtne ülesanne, ole hea, palun nii-öelda lahenda see ülesanne ära. Aga kui sa ei taha, siis mine ära. Ja ma olen seda lugu mitmetele inimestele rääkinud ja küsinud nende käest, mis te arvate, kumb grupp siis nii-öelda lahendas ülesannet ja kumb mitte. Ja enamus inimesi, ma arvan, et võib-olla sina ka pakud, et see grupp, kes sõi siis või kellel ei lubatud magusat süüa ja öeldi, et võivad süüa juurvilju ja igasuguseid nii-öelda tervislikku kraami, siis nemad lahendasid sellepärast, et see on ju nii tervislik ja tore ja annab vitamiine ja mineraale, aga vastus on hoopis vastupidine. Tegelikult oli hoopis see maiustussöönud grupp aldis, ehk siis nõus lahendama seda ülesannet. Ja miks? Väga lihtsal põhjusel, sellepärast et me kõik tahame tegelikult maiustusi süüa, kui meil on valida kas juurviljad, mis meil väga ei maitse, või siis maiustused, on ju. Mina isiklikult võtaksin ka selle variandi. Aga distsipliin on see, mis mind hoiaks sellest eemal. Aga mida siis need nii-öelda juurvilja grupp tegi, nemad pidid nii-öelda alla suruma, ehk siis kasutama oma jõudu ja energiat, täpsemalt tahtejõudu selleks, et siis nii-öelda hoiduda nendest maiustustest ja samal ajal süüa siis tervislikult, kui keegi sealt midagi sõi. Aga teine grupp, nad ei pidanud mingit tahtejõudu kasutama, põmaki kohe, maiustused, hakkame pihta, on ju. Ja oligi nii, et see grupp, kes sõi maiustusi, siis nemad lahendasid seda ülesannet. Ja nüüd, mis seos sellel kõigel siis on sellega, mis oli eile saates näha ja üleüldse inimesed, kuidas nad siis nii-öelda magusa isu käes nii-öelda murduvad. Esiteks, see on see, et lükatakse liiga palju edasi seda magusa isu. Nädalaid, mõne inimese jaoks, kui ta alustab näiteks toitumiskavaga, on juba, kui ta on harjunud iga päev, lausa mitu korda päevas magusat sööma, siis tema jaoks 3 päeva mitte magusa söömist on meeletu pingutus. Kui see üks grupp poole tunniga nii-öelda murdus, kasutas oma tahtejõu nii-öelda ära siis valesse kohta ja valesti, siis pole ime, et inimene, kes on söönud pikemat aega, aastaid, tõenäoliselt iga päev ja võib-olla isegi mitu korda päevas magusat, siis pool tundi ja 1 päev, 2 päeva, 3 päeva, 4 päeva, 5 päeva, nädal aega, võib-olla 2 nädalat, see kõik on meeletult pikk aeg ja suur pingutus võrreldes siis selle pooletunnise pingutusega. Ja seal inimesed lähevadki kõik väga lappesse omadega, toitumisega täpsemalt. Ja kuidas siis selle vastu nii-öelda võidelda? Pealkirjas on kirjas, et 3 nippi ja ma annan teile need nipid. Esimene asi, mida te peate tegema, see magusa isu, nagu ma ütlesin, inimestel on vajadus, on ju? Ja esimene vajadus, millest ma rääkima hakkasin, on nälg. Ja paljud nüüd tõlgendavad, kohe ma räägin teile täpsemalt, milliseks see nälg inimesel muutuda võib. Paljud tõlgendavad seda magusa isuna ja see on vale ja sellest tuleb kindlasti hoiduda. Ja miks väga paljud toitumiskava kasutajad annavad mulle tagasisidena just sellist asja, et magusa isu on kadunud. Ja magusa isu on kadunud väga lihtsal põhjusel, sellepärast et minu toitumiskavaga inimene katab oma toitumisvajadused, mis tähendab siis kaloraaži kui ka mikro- ja makrotoitaineid. See tähendab seda, et inimese füüsiline keha, lihased, organid ja nii edasi
on varustatud piisava energiaga, et ei tekiks seda vajadust. Ja veel nii-öelda peenemal tasandil, ehk siis mikrotasandil, ta toidab oma rakku ka tervislike toitainetega, seega jällegi seda vajadust ka pole, sest kui inimene ühel hetkel hakkab sööma ainult magusat, ainult rämpstoitu, vaadake, mis keha, mis enesetundega juhtuma täpsemalt hakkab, on ju. Nii et see põhivajadus mikro- kui ka makrotasandil kehal peab olema rahuldatud ja õige. Sa võid tervislikult toituda, aga kui su kaloraaž on ikka vale, siis see nälg tuleb sul ikka kallale. Vahet pole, mis fit light pudingut sa sööd. Kui sa ei söö piisavalt palju kaloreid, siis see ahistav tunne jääb sinuga nii kauaks, kuni sa ei tee asju õigesti. Ja toitumine paika, siis kaovad igasugused isud ka tegelikult ära. Ja isude all ma mõtlen siis siinkohal seda füüsilist nälga, mida ei tohiks tegelikult taluda. See on selline, et sa käid ringi ja sul on kogu aeg midagi puudu. See võib olla ka mikrotasandil. Vitamiinid ja mineraalid, sul on mingi vitamiin, mingi mineraal on puudu ja magusaga sa seda kindlasti asenda. Sul on ikkagi vaja seda vitamiini või mineraali saada oma toitumisse sisse. Teine asi, sul on vaja paika panna distsipliin. Ilma distsipliinita sa ei saa jällegi sellest magusa isust lahti, sest magusa söömine on tegelikult nõrga toitumisdistsipliini üks tunnustest. Kui inimene sööb kogu aeg magusat, siis tegelikult see ei ole hea tava, see ei ole hea komme, mida enda peal või siis kellegi teise peal praktiseerida. Olgu sul kodus hädaldav kaasa, kes tahab kogu aeg magusat saada, karjuv laps, kes tahab kogu aeg magusat saada. Kui ta hakkab seda kogu aeg sööma ja saama, siis see on tegelikult nõrk distsipliin, sellepärast et me käitume halvasti oma või siis kellegi teise keha suhtes, kui me sinna kogu aeg magusat peale loobime, õigemini sisse loobime. Ja kolmas asi, magusa isu rahuldamine tuleb muuta süstemaatiliseks, ehk siis läbimõelduks. Sa võid magusa isu panna endale mingile konkreetsele päevale näiteks, millal sa sellele isule järgi annad. Samas sa võid, mis veel parem tegelikult on, kui sa enda sise nii-öelda aretad välja selle sisetunde, kus sa toitud tervislikult, oled distsiplineeritud, et sa lihtsalt ei lahmi endale seda magusat sisse, see oli siis teine punkt on ju. Ja kolmas on siis see, et kui sa tunned, et sa nüüd enam ei saa, kui sa tunned, et sa lihtsalt nüüd enam ei saa, sa pead magusat sööma. Vot siis, mida sa teed, on see, et sa võtad ja sa söödki selle magusa ära. Ja nüüd selle viimase asja järgi, millest ma just praegu rääkisin, selle järgi talitangi tegelikult mina. Aga ma talitan ka tegelikult muude näitajate järgi, mis tähendab seda, et kui on mingisugune üritus näiteks või siis haruharva keegi näiteks toob või kingib mulle midagi magusat, on ju. Kodus mul selliseid asju pole. Üldiselt, kui ma kellegi külas käin, siis ka selliseid asju pole, on ju, kodus kellegil. Nii et ühesõnaga süstemaatiline ja läbimõeldud magusa söömine. Sa võid magusat süüa ja suures pildis, kui su toitumine on korras, ehk siis sa sööd õiges koguses kaloreid, et siis kaalu kaotada, kaalu säilitada või miks mitte ka kaalu juurde võtta, siis see magus aeg-ajalt, kui sa seda sööd, kas või nädalas ühe korra ja mõistlikus koguses, siis tegelikult ei tee see sulle mitte midagi halba. Muidugi, kui sa nagu mõtled, et nädalas ühe korra võib ja sa võtad ette näiteks terve mingi kilose või 2 või 3 kilose jäätise tünni, on ju, see muidugi ei ole mõistlik. Sa tuled hopsti kaloridefitsiidist välja, on ju, ja sinu kaalukaotus peatub, võib-olla võtad natukene juurde, distsipliin läheb rikutud ära kõik, on ju, miks sa ei või võtta ühte jäätist? Sa tahtsid jäätist süüa, on ju, söö üks jäätis ära. Miks sa pead sööma terve vanni jäätist ära, on ju? Sa ei ole kannatanud, sa ei ole piinelnud, ma ei tea kui kaua, sa ei ole viinud ennast supervormi nagu bikiini fitnessistid või kulturistid või kes iganes, on ju, mis võtab mitu kuud nälgimist, on ju, ja nad võivad, tegelikult ei või, ühesõnaga ise nad otsustavad, siis justkui nagu võiks endale lubada väga suure koguse jäätist, aga sellega samas tegelikult ka piirduda. Miks sa pead sööma ja nii edasi ja edasi ja edasi. Olen ka näinud selliseid nii-öelda võistlevaid sportlasi, kes siis teevad oma võistluse ära ja nädal aega hiljem on 10-15 kilo raskemad. See on võimalik, see on võimalik. Võib-olla mitte nii palju ja see ei ole iseenesest nagu mega halb asi, sest nendel inimestel on distsipliin paigas, ainevahetus tegelikult, oleneb kui ekstreemi keegi selle viib, see mõjutab teatud piirini, aga midagi väga hullu ei tohiks juhtuda.
nii et süstemaatiliseks kogu see magusa söömine ja ma kordan siis üle, esimene asi, toitumine paika, sul peab olema korralik toitumisplaan, et sul oleks kaetud mikro- ja makrovajadused toitumises. Teine asi on siis vaja panna paika distsipliin, et sa ei söö seda magusat ohjeldamatust, okei? Siis alati, kui emotsioonid on laes või põhjas, siis sa ei haara kohe magusa järgi. Ja kolmas asi, mis on siis teisega tugevalt seotud, sa teed oma magusa söömise süstemaatiliseks. On see siis sinu sisetunne või on see mingisugune üritus? Siis sa võid lubada endale magusat ja muidugi selle juurde käib ka mõistlik kogus. Mitte, et sa lähed sünnipäevale ja sööd terve tordi üksinda ära. Võta see 1 või 2 viilu, jätta õhtusöök söömata, keskendu magusale, su kaloraaž ei lähe lõhki, sellest ei juhtu sinu organismiga midagi halba, kui sa tead, et nii-öelda need tähtpäevad, mis on tõesti tähtpäevad, mitte seda, et me tähistame nüüd iga väikest hetke oma elus, on ju, vaid tõesti on mingi üritus, kellelgi on sünnipäev, vabariigi aastapäev, jaanipäev, mis iganes päev, ühesõnaga tähtpäev, mis on justkui nagu kalendris kirjas ja kuidas ma ütlen, see ühiskonna poolt nii-öelda kinnitatud, et see on tähtpäeva alla minev asi, siis sa sööd oma magusat, on ju. Mingil muul ajal väldid seda ja harjutad seda, sellest ei saa väga osavaks, pädevaks väga kiiresti. See võtab natukene aega ja kui ma ütlen natuke aega, siis ma tegelikult mõtlen siin ikkagi mitmeid kuid, kui mitte aastaid. Nii et sa pead harjutama, aga kui sa oled inimene, kes on 20-ndates, 30-ndates, 40-ndates, isegi 50-ndates, kui sa nüüd aastakene oma elust kulutad magusaisu kontrolli alla saamisele, tervislikule toitumisele, sa saad hea vormi ja sa saad magusat ka niimoodi nautida, nagu sa tahad. Ma ei ütle sulle, et ära söö magusat, ma lihtsalt ütlen sulle, et tarbi seda vastutustundlikult, sest tegelikult magus on tervisele halb. Kui sa sellega üle paned, diabeet, ülekaal, madal enesehinnang, muud terviseriskid, ma ei hakka seda nimekirja jätkama. Liigne magusa tarbimine, söömine on halb organismile. Nii lihtne see tegelikult ongi. Seega, võta need 3 nippi endale teadmiseks, hakka harjutama ja siis sa saad paremaks. Seda juttu ma rääkisin sellepärast, et sa saaksid seda kasutada, mitte sellepärast, et sa seda lihtsalt teaksid. Arvesta sellega, teadmistel pole mitte mingisugust pointi, kui sa neid ei rakenda. Nii lihtne see tegelikult ongi. Vot. Rohkem ma selle teema kohta praegu hetkeseisuga midagi öelda ei oska. Seega see midagi, muidugi oskan küll, aga ma arvan, et algatuseks sellest piisab. Kui vaja, teinekord teeme põhjalikuma video veel kõigest sellest, on ju. Aga huvitav oleks kuulda, mida sa sellest praegu arvad, mis ma rääkisin, tundub mõistlik, oli arusaadav või mitte. Likeid, südamed, igasugused Facebooki võimalused, jagamine, kindlasti see kõik on oodatud. Ja ma olen väga tänulik selle eest ja kui sa tahad esimesest sammust, kui sul esimene samm veel pole paigas, ehk siis sul pole toitumine korras, siis siin samas all on link, on ju, ja nii lihtne see ongi. Saad toitumise korda, oled distsiplineeritud ja sööd magusat süstemaatiliselt, saad hea vormi, saad magusat nautida, kõik on sinu elus olemas, lihtsalt õiges vahekorras. Kõik, on ju. Nii et tänan, et vaatasite ja kui jagate, veel rohkem olen tänulik selle eest ja näeme siis juba järgmises videos, mis on täna õhtul. Vot, okei.